pump ei ole ainukene süsteem, tema ümber on ka veel pumpla, siis natukene käsitleme ka pumplaid või kogu seda keha, mille sees see pump asub. Vaatame kasutusvaldkondi, millised on täna pumplate tüübid, pumplate konstruktsiooni elemendid, nende paigaldus, hooldus ja kuidas siis seda pumpa valida ja kuidas seda pumplat valida ja seda siis just eeskätt nende programmide abil. Täna on, ütleme siis selle ala inimesed, kes me siin kõik oleme, me puutume siis kokku pumpadega sellistes valdkondades nagu reo- ja sadevete pumpamine, kuivendus- ja niisutussüsteemid, Eestis suhteliselt vähe, aga antud pilt on siis Kasahstanis ja pumpab puuvilla põldudele niisutusvett. Drenaažisüsteemides, millest ilmselt enamus ehitajad puutuvad igapäevaselt kokku pumpadega ja puhastusseadmetes, kus siis ka mikserit võib mõnes mõttes nimetada pumbaks ka. Millised on siis pumplate tüübid, kus need pumbad täna paiknevad? Et selline esimene võib-olla niisugune väiksemat tüüpi pumpla on siis niinimetatud iseankurduv pumpla. On siis pumpla, kus pumpla korpuse kuju tagab siis selle, et pinnase vee üleslukke jõud ei suuda ületada siis pumpla korpuse kujust tingitud vastujõudu. Vanemad tüübid on meil siis selline iseankurduv, mida paljud võib-olla teavad ka sellise nimetuse all nagu pave ja siis EQA selline uuem toodang iseankurduvate pumplate baasil on siis selline valget värvi ja talle on antud ka ilus nimetus, tema nimi on Valter. Meil on tegelikult olemas ka veel üks väike pumpla iseankurduv, mille nimi on Edgar. Aga mul ei olnud Edgarist nii head pilti, aga kindlasti on võimalik Edgariga tutvuda veel siin tootmises. Nüüd selliste tõsisemate ja suuremate veehulkade pumpamiseks ja ütleme siis nii võib öelda, et täna kõige levinum pumplatüüp tänu siis erinevatele europrojektidele, kus renoveeritakse ja ehitatakse välja suurte linnaosade veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid, on siis silinderpumplad. Et nende pumplate siis läbimõõt algab vahemikust 1000 millimeetrit ja täna suurim läbimõõt on siis valmistatud 3000 millimeetrit. Konkreetseid pumplad siis 3-meetrise läbimõõduga tarniti Kohtla-Järvele ja seal oli ka siis meie nii-öelda rekordisügavus, ütleme siis nii, et pumpla üldkõrgus oli kokku 10 meetrit. Nüüd teede ehituse aktiviseerumisega erinevad uued tee-ehitusprojektid nagu Mäo ristmik, Pärnu ümbersõit. Ilmselt sarnaseid pumplaid on veel ka vaja Maardu loo rekonstrueerimisel on siis sadeveepumplad, mis on silindrilised, aga nad on nüüd horisontaalse paigutusega siis pinnases. Ja milleks nagu selliseid suuri ja horisontaalseid pumplaid vaja on just see, et tihtipeale on see vihmavoogude siis nii-öelda täpne arvutamine, suhteliselt selline nagu õute pealt arvutamine või ütlemine, et sel juhul on siis tekitatakse hästi suured sellised varumahud. Et konkreetne siis pumpla on ka reaalselt eksisteerib, see on Mäo ristis sadevee ülepumpla ja analoogne asi on ka hiljuti valmistatud Tallinna Sadama piirkonda, kus siis õnnestus ka üles leida üks vana laevavrakk selle mahuti paigaldamisel. Nüüd
ma olen toonud siin ka välja sellised mõisted nagu veel vooluhulk, et tihtipeale projekteerija projekteerib selle vooluhulga tõstekõrguse ja seda ei olegi nagu mitte millegi pealt vaadata, kui siis selle veemõõtja pealt, kus see numbrid jooksevad. Et sellist, kuidas näeb nagu tegelikult välja üks 110 liitrit sekundis ja kui tema projekteeritud, siis vee tõstekõrgus on 9 meetrit, on siis sisuliselt selline. Ma ei tea, kui hästi see pilt sinna taha paistab, et me ilmselt tõstame ka need presentatsioonid oma koduleheküljele välja, et siis saab igaüks ka lähemalt vaadata. Ehk siis siin on tegemist selle pumpla ühe pumba näitega, kus siis pumbati ümber sadevett selleks, et saaks teostada ehitustöid. Ja selle pumba võimsus ei olnudki nii suur, kui oleks võinud alguses arvata, et Flücki pumba valikus oli 13,5 kilovatine pump ja selles tööpunktis seda kulutab ainult 0,036 kilovatt-tundi ühe kuupmeetri pumpamiseks. Et miks siin sellised numbrid nagu välja toodud on, see selgub natukene hiljem. Pumplate elemendid on täna erinevates dokumentides hästi täpselt määratletud. Korpus kindlasti, luugid, torustik, redelid pumplasse sisenemiseks, loomulikult pumbad, kogu sulgearmatuur, siis nii surve poole sulgemiseks kui ka hankedokumentides on tihtipeale määratletud ka siis siseneva toru sulgemiseks võimalus. Ja kindlasti on üks pumba või pumpla tähtsaim osa ka pumpla juhtkilp, mis siis tegelikult reguleerib pumpade tööd. Moodsamad seadmed annavad ka infot, mis seisukorras on pumpla, mis seisukorras on pumbad, kas kõik toimib normaalselt, millised on olnud viimase tunni aja tegevused või viimase ööpäeva pumbatud kogused. Paigaldus. Selleks, et see pumpla ja kogu see süsteem korralikult toimiks ja oleks kasutatav siis pikki aastaid, selleks on väga tähtis moment on pumpla paigaldamine. Pumpla paigalduse üks selline olulisem, ütleme niisugused tähtsamad momendid on just see, et seda tagasitäidet siis tihendatakse kihtide kaupa, mitte tervet seda veoautotäit siis ühe korraga püüda tihendada täitematerjali. Ja teine oluline moment, mis on täna mõningates kohtades ilmnenud, on see, et pumpla väljuva torustiku alust tagasitäidet või selle ümbruse tagasitäidet ei tehta piisava korrektsusega, mistõttu pinnas vajutab survetoru siis väljaspool pumplat nii-öelda veel sügavamale ja samas tekitab pingeid siis pumpla sees olevates torustikes. Pumplad, kus me kasutame siis sulgeseadmetena näiteks kuulkraane, on mõningad kuulkraani korpused isegi ka purunenud. Paigalduse üks tähtsamaid momente on veel ka pumpla ankurdamine, sest tegelikult on pumpla üks õõnes keha, mida siis pinnase vesi üritab kogu aeg maa seest välja lükata. Ja ankurdusplaatide arvutus on üks võib-olla kõige tähtsamaid selleks, et see süsteem ei lakkaks töötamast nagu momentaalselt kohe samal paigaldushetkel. Et küll on olnud siin juhtumeid, kus ankurdusplaatide mõõdud ei ole korrektselt arvutatud ja seetõttu on pumpla esimeste suurte vihmahoogude ajal siis pinnasest välja tulnud. Või on olnud ka põhjuseks see, et ei ole tehtud korraga kogu tagasitäidet, mistõttu siis öise vihmasaju ajal samamoodi see pumpla
tuli lihtsalt maa seest välja,